Puude ahjuajamine seostub paljudele köögiaskelduste või sauna kütmisega. Aga Lihulas osatakse puiduga ka siukseid masinaid tööle panna. Urmas Loos on läbi ja lõhki tehnikamees, kelle kuldsete käte all sai ligi 20 aastat tagasi kunagisest diiselveoautost täielikult taastuvkütusel sõitev puugaasi auto. Me uurisime, miks? Lihtsalt mõte oli selline. See võib-olla, et oli rohkem enesele midagi tõestada. Et päris luusad ei ole, et midagi saab valmis ka teha ja midagi huvitavat. Ja pealegi Unicuma masinatel vanasti sellised vedasid metsa välja, nii et ja nendel olid puugaasigeneraatorid olid peal. Siis selline mõte nagu tekkis. Siis nad olid nagu igiliikurid. Jah. Puugaas tekib biomassi põlemisel ilma õhu juurdevooluta ning sisaldab mitmeid mittepõlevaid gaase, mille tõttu mootori võimsus langeb ligi 60%. Kütusena kasutab Urmas tavalisi puuklotse. Umbes kiloklotse ja siis saad sõita kilomeetri. Sest muidu need autod, mis olid, nendel oli nii suured gasogeenid, olid nad kuskil 50 kilomeetrit pidi saama järjest sõita. Aga mul ta nii suur ei ole, ma saan 35, iga 35 tagant panen umbes ühe kotitäie panen sisse. Siit tuleb tegelikult süsinikdioksiid ja igasugust muud. Aga see, mis põleb, see on süsinikoksiid. Ja ongi kõik, nüüd juba prooli ja läheb sõiduks lahti uuesti. Mis te ise arvate, kas puugaasi autol on tulevikku? Ei, kiviaegu ei ole mõtet tagasi minna. Võib-olla, et on, aga mitte sellise tehnoloogiaga. Ma natuke kahtlen seda asja. Tossava rändkaminaga ringi sõitmine on minu jaoks pisut liiast, aga oma igapäevaseid sõite sooviksin loodussõbralikumaks muuta küll. Paraku näib võimalusi selleks nappivat.